Varajane hommikune õnnetus, mis purustab ühte hoidva kogukonna. Seal on auto, mis sõitis vastu hoonet, nagu oleks äärekivist üle sõitnud. Ma näen, et nad lõhkusid sildi ja sõitsid hoonesse. Auto tegi avarii. 2 sõpra on surnud selles, mis esmapilgul paistab traagilise õnnetusena. See oli viimane asja, mille juurde arvasin, et me kohale jõuame. Kuid kui uurijad hakkavad tõendeid lähemalt uurima, tekib hirmutav arusaam. Mis siis, kui see polnudki õnnetus? Selles autos olnud 2 inimese täielikus hirmus ei saa olla kahtlustki. Viime teid läbi kõigi Mackenzie Sharilla juhtumi keerdkäikude, kes on meie viimase Female Criminals episoodi peategelane. Mina olen Elizabeth Miller. See episood viib meid Strongsville'i Ohiosse, linna, mis asub veidi enam kui 20 miili kaugusel Clevelandist. Just seal kohtume 17-aastase Mackenzie Sharillaga. Mackenzie oli Strongsville'i keskkooli õpilane ja just seal kohtus ta ka oma poissõbra Dominic Russoga. Ühel päeval üritan ma massi ette valmistada. Mul oli tähtaeg. 2022 aasta suveks oli Dominic just lõpetanud keskkooli. Nagu paljud noored täiskasvanud, tundus, et Dominic oli valmis endale nime tegema. Väidetavalt töötas ta mitmel töökohal, sealhulgas juhtis rõivabrändi. Kuid tema suhe Mackenziega oli probleemne. Pealispinna all toimus palju rohkemat. Miks ma peaksin sind üldse majja laskma, kui sa minuga lahku lähed ja ähvardad mu asju lõhkuda? Sa ei hakka ju isegi ust maha lõhkuma. Sa kliibid mu autot, kui arvad, et ei tee seda. Kui sa mind majja ei lase, siis jah. Mis? Ja ma tean. Nii et lase mind lihtsalt majja. Ei, miks? Miks sa ei võiks olla vähemalt korraks rahulik? Sa ei tunne end mugavalt. Ma olen rahulik. Ma ei usu, et sina saad seda otsustada oma imeliku käitumisega. Sa tõesti ähvardad traumaprobleemidega. Sa oled tõesti ähvardav. Et mu autot kriimustada ja jama korraldada. Miks ta ähvardab? Tom, ma annan sulle veel ühe viimase võimaluse uks avada. Ma lahkun ja teen seda, mida ütlesin, et teen. Mackenzie oli teada-tuntud äkiline iseloom. Tema suhet Dominicuga vaevasid aastaid lahkuminekud ja leppimised, lahkuminekud ja taasleppimised. Mackenzie, ma ei saa ust avada. Ma ei saa siin istuda ja vaielda. Me peame õhtusöögile minema ja mu vanavanemaid nägema. Ma lihtsalt ei saa. Ma ei saa. Sa ei ava ust, ma ütlen sulle seda kohe praegu. Ja siis, mis siis juhtuks? Mida sa üritad öelda? Ma just rääkisin sulle, mis juhtus. Sa ei tule õhtusöögile. Sa ei lähe õhtusöögile. Mida sa mõtled? Sa tead täpselt, mida ma mõtlen. Sa ei tea täpselt, mida ma mõtlen. Sa tuled kohe selle ukse avama või muidu tekib tõsine probleem. Ma ei saa teada. Sa ei saa kogu aeg võidelda. Sa ei saa kogu aeg ähvardada. Ma ei saa ust avada. Sa ei saa mind pidevalt välja visata kohast, mida sa ise nimetad minu koduks. Kenzie, ma viskan su välja. Sa võtsid kõik oma asjad ja ütlesid, et meiega on kõik. Ma ei öelnud, et meiega on kõik. John? Okei, valmis. Ma hakkan nüüd lugema. Uks läheb ka lahti, eks? Sa avad ukse. Lõpeta ukse taga peitmine. Nagu väike. Valmis? 1. 2. 3. Kenzie, ma ei saa ust avada. 4. Olgu, ma hakkan midagi lõhkuma. Mõne jaoks on see ilmselgelt toksiline suhe, aga Dominic ja Mackenzie otsustasid järgmise sammu astuda. 2021 aasta lõpuks elasid nad koos, aga mõni kuu hiljem oli üks neist surnud ja teine mõrvas süüdistatuna kohtu all. 30. juulil 2022 käisid Mackenzie, Dominic ja Dominicu sõber Davion Flanagan kõik koos lõpupeol. Kuulame politsei intervjuud Kelly Verajaga, kes korraldas 30. juuli lõpupeo. Davion küsis, kas ta võib tulla ja ma mäletan, et Kenzie küsis minult juba mõnda aega tagasi. Ta küsis temalt juba varem, aga ta ei kirjutanud mulle sel päeval. Davion kirjutas mulle sel päeval ja küsis, kas ta võib ikka veel tulla mu lõpupeole. Ma vastasin, et muidugi. Ja siis ta ütles, et tuleb koos Kenzie ja Tomiga. Ma olin oma sõpradega ja mängisin nendega. Siis Kenzie ütles, hei Kelly, tule siia. Ja ma küsisin, mis on? Ja ta küsis, kas sa tripid, mis tähendab, kas sa võtad LSD-d. Ja ma ütlesin, ei, ma ei tee seda, ma ei võta seda ja eriti veel, et mu ema on siin, ma ei taha seda teha. Mul oli tunne, et ta nagu küsis, ta ei öelnud seda otse, aga ma tundsin, et ta küsis, kas ma tahan koos nendega minu kodus trippida. Ja siis ma olin nende kõrval, nii et ma kuulsin ikka veel, millest Kenzie rääkis. Ta rääkis sellest, et minna Marki juurde
ja ta küsis, kas me peaksime seda täna tegema. Nad arutasid omavahel. See kõlas nii, nagu nad arutaksid, kas nad peaksid trippima või mitte. Ja nad rääkisid Marki majast ja siis umbes 20 minutit hiljem, nad ei olnud seal kaua. Ja tal oli veip kaasas, ma ei tea, kes oli just tema oma, aga neil oli veip ja neil oli pagasnikus pudel. Aga nad ei joonud seal, nad olid seal nii lühikest aega, nad ei lahkunud isegi kohast, kuhu nad tulid. Nad istusid kogu aeg samas kohas ja siis lahkusid. Kas nende käitumises oli midagi kahtlast? Üldse mitte, nad tundusid täiesti normaalsed. Pärast Kelly juurest lahkumist lähevad Mackenzie, Dominic ja Davion teisele peole. Seltskond veetis aega koos kuni 31. juuli varajaste hommikutundideni. Edasine plaan oli koju minna. Sõit koju algas tavapäraselt. Siis, kui päike tõuseb, saabub hädaabikõne. Jah, kas teate, kus Progress ristub Albion Roadiga Strongsvillis? Jah, otse üle tee Progressist. Peal on auto, mis sõitis vastu hoonet. Ma ei läinud selle juurde, sest olin oma mootorrattaga. Ma ei teadnud, kas ma jään kinni, aga nad sõitsid äärekivile. Ma näen, et nad lõhkusid sildi ja sõitsid hoonesse. Autod põrkasid kokku. Kas sul oli seal sees Ester? Ma ei läinud selle juurde, ma olin oma mootorrattaga. Kui kaua ta tagasi sõni? 2 minutit tagasi. Ma elan otse Westwoodi tänaval. Ma elan kohe siin samas tänava peal. Politseinikud tormavad sündmuskohale. See on vaatepilt, mida paljud polnud varem näinud. Raadio, siin on vähemalt 2 inimest sees. Keegi ei liigu. Oh, jumal. Oh, jumal. Neid on 3 kotid. Raadio, 3 inimest pardal. Keegi pole teadusel. Keegi ei hinga. Lüka see aken välja. Ustunak. Oh, jumal, mees. Kes kuuleb minu häält? Jewhead. Raadio. Juht. Hingab, kuid on teadvuseta. See on halb, kutid. Ta on elus. Me peame ta kuidagi välja saama. Olgu, siiruta käsi üles ja tee see uks lukust lahti. Strongsvilli politsei ütleb, et roolis oli 17-aastane Mackenzie. Tema 2 kaasreisijat on Dominic ja Davion. Dominic istub kõrvalistmel ja Davion tagaistmel. Hingab. Hei, Svedž. Vaatame, kas saame mingid isikut tõendavad dokumendid. Kas nad näevad nooremad välja? Mitte teiste üksustega. Jah, nad on kõik üsna noored. Leia mulle kohe mõni valitsuse e-posti aadress. Ma ei tunne midagi. Ma ei tunne pulssi. Ta hingab. Ma nägin tema kõhtu. Mingisugune ilme on tal. Jah, on küll. Jah. Meil on 2, kes on läinud. Jah. Ma ei teagi, kuidas kuratki. Kas see on kuidagi kinni või midagi sellist? Can you walk us on that side? Leaking a budget. It's on the frame. Let's go around and see if we can get Oota, me saame neid ilmselt eespoolt tõmmata. Sarge, me võime proovida teda välja saada. Mees, ma ei tea, kas ma suudan. Ei. Lihtsalt oota, kuni meeskond siia jõuab. Ta on ta kinni surunud. Oh, jumal küll.
ta hingab. Ta hingab, ta hingab. proovi temani jõuda ja pöörada ümber. No vaatan, kas me saame lahkuda. Ma ei tunne midagi. Ma ei tunne selle mehe pulssi. Ma ei tunne sellel pulssi, kutid. Meil on 2 surnud. Jesus Christus! See on kõige hullem, mida ma kunagi näinud olen. Ta kas on purjus või surnud või ta lihtsalt ei ole siit pärit. Sõitis niiga kiiresti ega teadnud, kus tee lõpeb. Sest ma mõtlen, tundub, et nad sõitsid isegi seal üleval teelt välja. Nad tegidki seda, nii et see ongi nii. Nii et ongi nii. Võib-olla nad tulid otse teiselt poolt. Jaa, võib-olla. Aga ma mõtlen, kui sa nii kõvasti vastu hoonet sõidad, siis ma lihtsalt ei suuda uskuda, et kõik need inimesed, kes siin üleval töötavad ja on siin terve öö, keegi kuulnud midagi. Jah, noh. See on siiski hullumeelne. Ma arvan, et ta on ikka veel natuke soe katsudes, nii et... Aga ikkagi see on nagu... Politseinikud ja tuletõrjujad tõmbavad Mackenzie autost välja. 21 läheb nüüd. Tulen kohe tagasi. Mul tuleb hea päev. Head päeva. Ma olen 31. Ma lähen nüüd. Mul on 2131. Nad ütlesid, et seal on Paynes, Colorados. Vincent, ei ole loogiline. Mis su nimi siin on? Mackenzie, okei. Ta viiakse kiiresti haiglasse, kuid nii Dominic kui ta Davian kuulutatakse surnuks. Kas see oli tunnistaja hüüe? Ei, nad lihtsalt sõitsid täna hommikul kell 6 mööda ja nägid autot siin. Meil pole aimugi, millal see juhtus ilmselt öö jooksul. Pole aimugi, kus nad tulid. Ei, nad liiguvad kindlasti mööda Progressi tänavat siia poole. Kõneaeg, surmaaeg. Ta on katsudest soe. Väga soe. Hästi. Mis oli surmaaeg? 6:44. Mõlemal. Ja. Sa näed politseiniku kehakaamera kaudu, kui ulatuslikud on kahjustused selles surmaga lõppenud õnnetuses. Kuid kui nad rususid läbi uurivad, leiavad politseinikud veel midagi. Mul on vaja seeni ja tema silma turvalisuse kaalu oma autosse. Okei. Ja marihuana ja seent. Ma räägin kokteilidest. Nad on alati ka seal lahes, Richnerid. Mitte, et me saaksime... Mootor on ikka veel üsna soe, nii et see ei saa olla liiga kaua. See on terem. Mõne tunni jooksul. Jah, no. Ma üritan, ma mõtlen, me peame selle mehe isiku tuvastama. Tema perekond peab teadma. Heiglas peavad politseinikud Mackenzie vanematele karmi tõe teatama. Dave, mida nad sulle ütlesid? Ei, ta lihtsalt, olgu ta toodi siia kiirabikopteriga. Jah, ma ei teadnud seda. Olgu! Ei, ta tahab istuda, jumal küll. Oota, miks on salis Progress Alamedas? Auto sõitis hoonesse, 2 inimest autos on surnud, tütar oli roolis. Kes surid? Ma ei tea, kes nad olid, aga üks neist on, keda me ei tunne. Tema nimi on Jacob. Kas keegi tunneb Jacobit? John. Ei, lõpeta! Ära räägi! Poisid. Ma tean, me oleme sellega tegelenud. Teie tütrega on kõik korras, ta räägib meiega. Ma räägin temaga. Olgu, teie tütar on elus. Olgu. Teie tütar on elus. Tema juhtis autot. Olgu.
kes see on? Jakob Hill. ma arvan, mis nimi sa ütlesid? Tom. Võib olla. Oh jumal, lõpeta! Mis suhe tal on? Okei. Jah, siis Tom oli autos. Mis? Kas sa teed nalja? Proua! See ongi meie praegune seis. Ogju! Mida ta ütles? See on käimasolev uurimine. Kiirus on kindlasti tegur. Nii et tema ravimid. Oh jumal küll. Lähedased ütlevad, et McKenzie paistab olevat murtud südamega Dominiki ja Davioni surma pärast. 7. augusti 2022 jagab tema perekond seda postitust Dominici veebipõhises leinakuulutuses, kus seisab: ta armastas sind, me armastasime sind, kogu mu perekond armastas sind, igavesti meie südames, igavesti. Vaid paar nädalat hiljem, 24. augustil, postitab McKenzie ise selle Dominiki leinakuulutuse alla. Ma igatsen sind, Nuug. Mul on ikka tunne, et sa astud iga hetk uksest sisse. Ma igatsen su naeru, su täiuslikku naeratust. Ma tunnen su energiat enda ümber iga päev. Ma soovin vaid, et see oleks füüsiline. Jumal, sina olid viimane inimene, kes seda vääris. Sul oli ees nii täiuslik elu. Ma soovin, et oleksin sulle seda kõike rohkem öelnud. Palun oota mind. Kuid samal ajal, kui paljud usuvad, et ta on taastumas ja leinab, postitab McKenzie mitu videot oma TikToki lehele. Ma pole isegi lahe. Ma olen lihtsalt üks neist tüdrukutest, kes suudab palju narkootikume tarvitada ja mitte surra. Dominiku perekond hakkab märkama mõningaid ohumärke ja annab sellest märku. Kuuleme osa Christine Russo intervjuust. Ta on Dominiku ema. Praegu ootame toksikoloogilise testi tulemusi, et näha, kas see on seotud oviga või millegi muuga. Kui me esimest korda rääkisime, ütlesite, et teie arvates ei olnud see lihtsalt ovi, vaid seal oli midagi veel. Väitas mulle alles hiljuti, et nad olid sellest kõigest tüdinenud. Ma küsisin temalt, miks sa ei palunud mul sulle järele tulla. Ja ta vastas, et me ei olnud ju üleval ega midagi. Nii-öelda mul ei ole seda kirjalikult, mul on see ainult suuliselt öeldud kalmistul. Nii et seda ta ütleski. Kas sa usud ikka veel seda teooriat, et seal oli midagi kurjemat kui lihtsalt mingi joobega seotud asi? Ainus asi, mida ma mõtlen, minu jaoks ma ei tea, kas seal on palju kuulujutte. Ma arvan, et paljud inimesed valetavad asjade kohta. Kõik, kes olid peol, on väga koostöövõimetud ja nad on praktiliselt advokaadi võtnud ning keelduvad rääkimast. Ma märkasin, et sinu ja McKenzie vahel oli mõned sõnumivahetused. Ja tihti, mingil hetkel vahetasite tega ma armastan sind sõnumeid, nii et võib-olla tundis ta end mugavalt. Aga kas sa saad mulle öelda, milline oli suhe Tommi ja Kenzie vahel? Tom oli minuga nende tülide osas pigem privaatne, aga mu poeg ütles, et tema ähvardas teda kogu aeg. Ja ühel päeval ta pihastas minu peale, öeldes, et Kenzie ajab teda hulluks ja see on kogutav. Mina ja ta isegi ütles, et kõik Tomi probleemid olid tema süü ja sellepärast, et ta oli endast väljas. Ja ma pidin mõistma, et ta ei olnud nii armas ja süütu, kui ma arvasin. Kas Tom kunagi rääkis tema sõidustiilist või ta mainis sulle midagi sellist nagu ma ei tunne end turvaliselt, kui selle tüdrukuga autosse istun või midagi taolist? Nagu ma ütlesin, ta on öelnud, et ta on hull ja et ta oli mures tema sõidustiili pärast. Uurijad sai ka teada, et McKenzie otsis tähelepanu mujalt, näiteks mõnede modelliagentuuride kaudu. See on politsei intervjuu Paul Burlinghausiga, kes on olnud McKenzie sõber juba põhikoolist saati. Kui sa oled sotsiaalmeedias, kas sa nägid, et Kenzie suhtles selle modelliagentuuriga pärast avariid, kui me andsime talle telefoni tagasi? Ma nägin, et inimesed rääkisid sellest. Jah, mida sa nägid? Lihtsalt inimesed olid tõesti vihased. Mille peale vihased? Et ta temaga räägib, ma ei tea,
jah, kas sa nägid, kui õnnelik tema ema oli, et modelliagentuur püüab aidata tal tulevikku planeerida? Ta tappis just oma poissõbra ja teise lapse, kellel oli väga helge tulevik. Ta tappis 2 inimest. Ja reaktsioon on, ma muretsen oma modellikarjääri pärast. Nagu ma ütlen, kaalu seda kõike. Nagu sa tead, kui aeg kätte jõuab, siis inimesed oskavad väga hästi näidata, kui laastatud nad on. Aga siis vaatad nende sotsiaalmeediat ja nad räägivad jälle oma karjäärist ja tulevikuplaanidest. Kui ma tapan oma sõbrad või olen kellegi surmas süüdi, on see laastav. Detektiivide jaoks polnud ainult Mackenzie käitumine murettekitav. Kiirus oli samuti surmava õnnetuse peamine tegur. Ametnikud ütlevad, et Mackenzie sõitis lubatust palju kiiremini. Ta sõitis vähemalt 100 miili tunnis. Ametnikud leidsid, et teismelisel oli õnnetuse hetkel veres ka THC-d. Devioni sõbrad ütlevad detektiividele, et Mackenzie oli tuntud selle poolest, et ta sageli suitsetas. Nad kutsusid teda Baby Kushiks. Jah, mis siis on lihtsalt sellepärast, et ta suitsetas. Nii palju kanepit ja tema Instagramis olid pildid, aga ma olen kindel, et ta on need nüüd maha võtnud. Jah, cars, smoking weed. Jah, meil on need olemas. Ma tean seda paljude inimeste jutust ja isegi tema kõige lähedasemad sõbrad on öelnud, et Kenzie ja Tom tülitsesid kogu aeg. Okei, ja tal on kogu aeg rooliraev. Ma mäletan, et keegi ütles mulle, et ta jättis Tomi maanteele maha, sest nad läksid tülli. Nii et ta oli tuntud sellise tüdrukuna nii keskkoolis kui ka pärast keskkooli. Ja tema probleemid? Jaa. Ta raevutses roolis, isegi viskas ta korra maanteel autost välja. Jaa. Ta ajas ta lihtsalt hulluks ja me lihtsalt ei tea, kuidas ta sellega toime tuli. 2022. aasta 2. novembril, 3 kuud pärast õnnetust ja mitte kaua pärast seda, kui Mackenzie haiglast välja kirjutati, pani politseinikud talle käerauad, kuid mitte joobes juhtimise eest. Kus ta on? Kohe seal taga, sõber. Tere, Mackenzie. Palun astu välja. Mina olen detektiiv Jazzu. Mina uurisin seda õnnetust. Sa oled arreteeritud 2 raskendatud mõrva eest. Selge. Keegi hakka sinult midagi küsima. Keegi hakka sind tülitama. Kas ma võiksin su võtme saada, palun? Kas saaksid selle ettevaatlikult ära võtta, et see enne libisemist katki ei läheks? Muidugi. No. Aitäh! Muidugi. Olgu, hoia lihtsalt käed siin. See patrullauto siin. Tegelikult tema võttis autost välja, meie ei teinud seda. Kas sul on midagi, mida ma ei leidnud? Kätär. Soovin sulle kätär. Vaata pead, kui sisse lähed. Need hetked kehakaamerast ja patrullauto seest avaldati alles 2025 aastal. Nii et me näeme tõesti, kuidas kogu selle juhtumi raskus langeb tollal 18-aastasele Mackenziele. Ja see on ilmselt koht, kus ta ei arvanud kunagi end olevat. It's just like... Stand right by that black mat. What's the kohene? Yep, until that door. Step on that yellow line and just face the wall. Mida sa teed, Mackenzie? Olgu, Mackenzie, ma võtan su käerauad ära. Mul on vaja kogu ehted ja kõik, mis on onu Kreinil. Ma ei saa neist midagi kanda. Ei, ma pean selle kõik ära võtma, kuni sa praegu vanglas oled.
suurvandekohus esitab talle süüdistuse tosinas süüdistuspunktis ja prokurörid näivad olevat kindlad, et on olemas ülekaalukad tõendid selle kohta, et õnnetus oli tahtlik. Osaarik saab teada, et Mackenzie oli Dominikut ähvardanud tappa ja nad arvasid isegi, et võib-olla ka iseennast. Aasta jooksul läheb asi kohtusse, kuid mitte vandekohtu ees, nagu mõned võivad olla harjunud nägema. Selle otsuse teeb ainult kohtunik ja seda nimetatakse kohtuprotsessiks ilma vandekohtuta. Kohtudokumentide kohaselt saime teada, et kohtunik külastas mitmeid kohti marsruudil, mida läbisid Mackenzie, Dominic ja Davion. Õnnetusele reageerinud politseinikud andsid kohtus tunnistusi sellest, mida nad nägid. Üks neist ütles, et auto nägi välja, nagu oleks see keskelt pooleks lõigatud. Rekonstruktsiooni ekspert tunnistas, et Mackenzie Toyota Camry gaasipedaal oli enne õnnetust 4,6 sekundit täielikult all vajutatud. Mootorigaas oli samuti 100% peal kuni 1,6 sekundi hetkeni, mil sõiduk lendas õhku, kui see üle äärekivi sõitis. Ja selle peaaegu 5 sekundi jooksul ei vajutatud kordagi pidurit. Kuid Mackenzie advokaadid pakkusid meditsiinilist seletust, mis võiks surmaga lõppenud õnnetust selgitada. Kuuleme veel natuke Paul Burlinghausi politseintervjuud. Ta on Mackenzie tundnud juba põhikoolist saadik. Kas sa kunagi tundsid, tead, kui ta sinu vaega veetis? Ta kartis midagi, tal olid mingid vaimsed probleemid nagu depressioon, ta rääkis, et ta vihkas elu. Tal oli potsi häire. Ma arvan, et seda nimetatakse nii, see on see, mille puhul minestatakse. Ma tean, et sellest rääkis tema ema. Millal tema sellest rääkis? Kui ma teda haiglas külastasin. Nii et pärast seda? Pärast seda. Mitu korda. Oled sa pärast õnnetust Gensaaga rääkinud? Ma sain teda ainult korra näha. Sina said teda korra näha, jah. Milline ta oli? Ta ei olnud haigusõnnelik. Ma mõtlen, minu mulje pärast 2 külastust oli see, et talle ei paistnud eriti korda minevat, et ta tappis oma poissõbra ja veel ühe mehe. Sul olid samad tunded? Kui ma sisse astusin, oli ta murtud. Ta oli täiesti laastatud ja ta ei suutnud sellest vait olla. Ta rääkis ainult sellest. Kuigi kohtuprotsessil esitati teooria, et tema pots võis põhjustada õnnetuse, annab tunnistusi Ohio mootorsõidukite büroo uurija. Mackenzie ei märkinud seda seisundit ajutist juhiluba taotledes. 2022 aastal pärast seda, kui ta oli saanud õnnetusse, mõned kuud enne Dominiku ja Davioni surma. Nagu kõigil süüdistatavatel on õigus, otsustab Mackenzie kohtuprotsessi ajal enda kaitseks mitte tunnistusi anda. Mis puudutab kohtuniku otsust selles asjas, siis süüdi kõigis punktides. Nüüd on 21. august 2023 päev, mil Mackenzie saab teada oma saatuse. Karistuse määramise päevad on alati emotsionaalsed. Mitte ainult süüdistatava, vaid ka ohvrite perekondade jaoks, kes saavad lõpuks võimaluse oma mõtted välja öelda. Suur osa sellest juhtumist puudutab Mackenziet ja Dominikut ning nende suhte tõuse ja mõõnasid. Kuid on veel üks inimene, kes on samuti Mackenzie ohver. Minu poeg Davion on ja jääb alati palju enamaks kui lihtsalt kaup. Ta oli kallis. Tal oli imeline hing ja kuldne süda. Ta andis maailmale seda, mida ta ise oma elus kõige rohkem soovis. Armastust. Sellist armastust, mis päästaks sõbra keset tööd, küsimusi esitamata. Sellist, mis kaitseks teisi ja austaks neid. Ta leidis sõpru kergesti oma nakkava naeratusega. Ta oli andekas sportlane. Tal olid plaanid minna juuksurikooli ja avada omaenda juuksurisalong. Minu pojal ei olnud kindlat sõpruskonda, vaid ta oli sõber kõigile. Ta tegi alati kõik, et näidata teistele armastust ja lahkust, sealhulgas neile, keda ühiskond sageli kõrvale tõukas. Vähem õnnelikud, arengupuudega inimesed, kannatajad ja need, keda ei hinnatud. Davion hoolitses selle eest, et kõik, kes tema teele sattusid, teaksid, et ta tõesti nägi neid, hindas neid ja nad olid tema aega väärt. Davionil ja minu lastel on olnud rohkem kui küllalt südamevalu, raskusi ja kaotusi. Davion adopteeriti koos oma õdedega kasuhoodusest. Nad on bioloogilised õed-vennad. Meile on au, et meid valiti nende vanemateks. Davion Markel Flanagani lahkumine on olnud minu jaoks väga raske. Oleme kõigest koos läbi käinud alates esimesest päevast. Davion oli mulle ja mu nooremale õele Daliale vanem vend.
Meid kõiki adopteeriti koos 2012. aastal. Pärast Taviani surma tuli mu ellu palju traumat ja varasemat valu, mis tõttu on sellest traumaatilisest sündmusest väga raske paraneda. Damon ei olnud mulle lihtsalt vanem vend, vaid ka eeskuju mitmel moel. Ta oli inimene, keda ma kõige rohkem usaldasin, sest tema juures tundsin end turvaliselt. Ta õpetas mulle, kui tähtis on iga hetke väärtustada ja elust rõõmu tunda. Meie mälestused on tugevad, kuid tema kaotus on mulle näidanud elu tõelist väärtust. Ma tunnen, nagu ma ei suudaks edasi liikuda. Ma sooviksin, et annaksid Mackenzile võimalikult pika karistuse. Olen teda tundnud umbes 3 aastat ja kuna ta on alati valinud lihtsama tee. Dominic Russo perekond ei hoia samuti sõnu tagasi, kui jutt käib Mackenzist. Keegi ei tahtnud, et selle saaks mõrv. Või et Mackenzie Sherillat selle õnnetuse eest karistataks. Aga see ei olnud liiklusõnnetus. Tõendid ja teadus tõestasid, et Mackenzie Sherilla mõrvas minu poja Dominiku, samuti Taviani. Selles juhtumis ei ole mingit vandenõud, nagu Sherilla tahaksid väita. Soovin tänada Strongsville'i politseiosakonda ja Ohio osaviiki selle eest, et nad otsisid selle õnnetuse taga peituvat tõde. Tänu neile teame me kõik, mis tol päeval selles autos juhtus. Me ei tea, miks. Ma sooviksin, et saaksin seda iga päev muuta. Ma kaotasin selles õnnetuses 3 last. Ükski minut ei möödu päevast, mil ma ei mõtleks oma pojale, samuti Davianile. Mu süda on igaveseks murtud. Mackenzie Sherilla oli valik. Dan ja Davionil seda valikut ei olnud. Meie kõik oleme siia jäänud leinama. Aga seda, mille Dave, Tom, Nick ja Davian kaotasid, ei saa mitte kuidagi heastada. Ega ühegi konkreetse karistusega. Head päeva. 31. juulil 2022 helistasid nad Mackenzie ema, kes oli hüsteerias mu poo ja Daviani kaotuse pärast. Ma teadsin, et Mackenzie on haiglas ja esimene asi, mida mulle öeldi oli, palun ära kuula, mida kõik Facebookis räägivad. Mu poeg on surnud. Tema sõber on surnud. Ja ma uurin, kuidas sinu lapsel läheb. Ja sotsiaalmeedia on see, mis on oluline. Sotsiaalmeedia on teinud Mackenzie elu mänguks ja teeb mängu ka sellest südantlähestavast tragöödiast. Keegi ei suuda ette kujutada lapse kaotamise valu, kui ta pole ise seda kogenud. See valu jääb igaveseks. Aeg ei parandu seda haava. Mackenzie, sa lähed vangi, sest tegid seda. Ole tänulik, et oled ikka veel elus ja sul on tulevik, mis iganes see ka poleks. Tom ja Tavian jäid ilma oma tulevikust, lootustest ja unistustest. Mackenzie ei halastanud ei Dominikule ega Davianile. Ainult Jumal saab sel hetkel tema hingele halastada. Prokuröörid kritiseerisid Mackenzie kahetsuse puudumist pärast õnnetust. Nad ütlevad, et tema käitumine, näiteks tema sotsiaalmeedia videotes, on vaid üks paljudest näidetest. Ma pole isegi lahe, ma olen lihtsalt üks neist tüdrukutest, kes suudab palju narkootikume tarvitada ja mitte surra. Mul on keha nagu pinnab tüdrukul, mul on keha nagu nukul. Mind ei huvita, kui sa arvad, et ma olen rumal, mind ei huvita üldse. Vahetult pärast haiglast väljakirjutamist anti politseile täiendavaid videoid süüdistatavast, kes oli ratastoolis ja käis kontserdil The Flatsis. Ja taas teie au, esitan need kohtule, et näidata šokeerivat kahetsuse puudumist. See oli midagi, mida näidati juba siis, kui uurimine veel käis. Enne, kui tal eelmisel aastal novembris süüdistus esitati ja ta arreteeriti. Ja need olid need asjad, mis jõudsid politseini ning šokeeriv kahetsuse puudumine. Lisaks sellele, et kostjat nähti pärast seda sündmust autot juhtimas, teatati, et ta sõitis Strongsville'is taas autoga. Vaatamata sellele, et nagu tema ema tunnistas, tekkis tal mõnikord pearinglus haiguse tõttu, mille vastu ta pidi võtma soolatablette. Või hoolimata sellest, et tegelikult oli tema ema see, kes andis talle auto, millega ta võttis Dominiku ja Davioni elu. Kohtunik, ma teen lihtsalt ühe jätkamise kohtunikule. Suur tänu.
hea. Need on eelmise aasta Halloweeni ajal, seega on need pärast avariid, vahetult enne, kui talle novembris süüdistus esitati. Mackenzie ema, Natalie, palub kohtult oma tütrele halastust. Teie au, see oli kohutav, traagiline õnnetus, millest tal puudub igasugune mälestus ning ta ei taastu sellest kunagi, ei emotsionaalselt ega füüsiliselt. Ta oli ise ka peaaegu surmasuus ja me palume, et ei määraks talle järjestikuseid karistusi. Ta oli meile nagu pereliige ja me kõik armastasime üksteist. Sellel õnnetuse hommikul ta helistas. Ma sain telefonikõne, et toimus autoõnnetus. Me läksime haiglasse ja ma ei teadnudki, kes autos olid. Nimed ei olnud veel kinnitatud. Ja ma mõtlesin, et hakkan nutma, sest ma igatsesin teda nii väga. Me armastasime teda nii väga. Ma palun teid leebust, sest see oli traagiline õnnetus, mida ta ei mäleta. Ja Davian, ta on uus sõber ja mul on nii kahju. Ei. Jumal küll, üldse mitte. Nad kõik armastasid üksteist, nad veetsid iga päev koos. Sa tead, mida ma mõtlen. Ma ei tea temast kuigi palju. Mul on probleem, härra Osaga. Vabandust? Kas see polegi osa probleemist, et nad kõik usaldasid üksteist? Kas see polegi osa? See pole üldse probleem, see oli imeline. Hea päev. Imeline. Ma saan aru, kuidas see välja näeb. Ma ütlen, et see oli traagiline õnnetus. Tema ei teeks seda kunagi. Me peame seda välja selgitama. Ma saan aru. Hetk saabub, kui Mackenzie saab enne oma karistuse määramist sõna. Nüüd, 19-aastasena esitab ta oma avalduse pisaraid tagasi hoides. Dami jälle Joonperel. Mul on nii sügavalt kahju. Loodan, et ühel päeval näete, et ma ei laseks kunagi sellel juhtuda ega teeks seda meelega. Soovin, et mäletaksin, mis juhtus. Mul on lihtsalt nii kahju. Mu süda on murtud. Ma armastan Tomi ja Daviani. Me kõik olime sõbrad ja Tom oli minu hingesugulane. Ma soovin, et saaksin kogu teie valu ära võtta ja mul on nii kahju. Ja minu perele aitäh toetuse ja kogu armastuse eest, mida te mulle annate. Aitäh, et mind leidsite. Ma armastan teid kõiki nii väga. Aitäh! Tema kaitse palub kohtunikul kaaluda, et tema karistused kantaks samaaegselt ehk paralleelselt. Aga kas kohtunik nõustub sellega? Kõik need 3 perekonda ja nende sõbrad kannatavad. Ja kõigi nende elud on pöördumatult muutunud süüdistatava tegude tõttu. Isekäst, tahtlikust ja julmast otsusest tulenevad tahtmatud ja kaudsed tagajärjed, mille põhjustas Mackenzie, jäävad igaveseks ajas kajama. See on sõna otseses mõttes muutnud ajalugu, sest see võttis 2 elu. 2 noort meest on surnud. Nende surmad olid kohutavad. Sul ei saa olla mingit kahtlust selles, mis sel ööl juhtus. Selles autos olnud 2 inimese täielikus õuduses ei saa olla mingit kahtlust. Süüdistatav juhtis kõigi sündmuste kulgu. Tema valis päeva. Täpsemalt valis ta päeva vahetult enne oma 18. sünnipäeva. Ta valis auto juhtimise, aja, millal autot juhtida. Ta valis kõrvalise eelnevalt läbi uuritud marsruudi läbi tööstuspargi. Ta valis sihtmärgi ja ohvrid. Ta valis vahendid ja meetodi, kuidas tegutseda. Ja ta kavandas ning viis sihilikult ellu 2022. Aasta 31 juuli sündmused. Tõendite läbivaatamine toetab faktilisi järeldusi, kohtuekspertiisi tunnistusi, esmareageerijate ütlusi, erakorralise meditsiini arstide ütlusi, kes ravisid süüdistatavat, kohtuarsti eksperdi ütlusi, ohvreid ja süüdistatavat tundnud inimeste ütlusi ning BMW ametniku ütlusi, kes esitas tõendeid selle kohta, et süüdistatav mitte ainult ei eitanud juhiluba taotledes ühtegi terviseprobleemi, vaid tema ema ka allkirjastas ja kinnitas seda. Aga ka seda, et vahetult pärast õnnetust uuendas Mackenzie oma juhiluba ja eitas taas igasuguseid terviseprobleeme. Uriimise käigus küsis ta, kas nad võiksid lihtsalt tema juhiloa 10 aastaks peatada. On raske mõista, kuidas inimene võiks muretseda oma sõiduõiguse pärast, olles just vastutanud 2 inimese surma eest. Seda ei põhjustanud ükski tervislik seisund ega olnud tegemist autotehnilise rikkega. Faktid ja tõendid on selged.
tema ema kinnitamata väited ilma meditsiiniliste tunnistuste või dokumentideta ei ole veenvad. Samuti on oluline meeles pidada, et isegi kui Mackenzie kavatses selles õnnetuses samuti surra, ei ole see oluline. Ebaõnnestunud enesetapukatse ei ole mõrvale õigustuseks. Ja isegi mõrva enesetapukatse korral, kui plaani ellu viia jääb ellu, on teise inimese surm või teiste inimeste surmad ikkagi mõrv. Ainult üks inimene on vastutav kõigi selles ruumis viibivate inimeste valu eest. Ja see inimene oled sina, Mackenzie. Nii et ta mõistetakse teise süüdistuse Davian Flanagani mõrva eest 15 aastast kuni eluaegse vangistuseni. Ta mõistetakse esimese süüdistuse Dominic Russo mõrva eest 15 aastast kuni eluaegse vangistuseni, mida kantakse samaaegselt, arvestades juba kantud vangistusaega. Mackenzie Shirilla kannab oma 2 eluaegset vanglakaristust Dominic Russo ja Davian Flanagani mõrvade eest Ohio naiste parandusasutuses. Tal avaneb võimalus tingimisi vabastuseks pärast 15 aastat. Esimene tingimisi vabastamise arutelu toimub 2037 aastal. Aitäh, et kuulasite seda episoodi. Mina olen Elisabeth Milner ja varsti oleme tagasi uue Female Criminals episoodiga.